Tere! Minu nimi on Diana. Minu nimi on Agnes. Täna me teeme jälle õpitoas midagi väga huvitavat. Mida sa õpetad mind, ütle Diana mulle. Kuidas endale teha, kas kokaraamatut retseptide jaoks või siis albumit oma joonistuste jaoks. Ja me kasutame hästi lihtsaid vahendeid, jällegi meie lemmikud dekupaažtehnikat ja valmis tehtud joonistusplokki. Kunstihobigalerii poes müüa väga palju selliseid komplekte. Nimelt dekupaažpaberi juurde sobib ka väga hästi scrapbookingu paber. Ja neid võib täiesti omavahel sarjadena panna kokku ja teha väga huvitava kujunduse. Kõigepealt meil on vaja peale kanda sellele albumile, millel on juhtumisi tumedad kaaned, heledat värvi, sest dekupaažpaber paistab läbi. Ja selleks me krundime kõigepealt selle aluse valge akrüülvärviga. Kasutame siin Maimeri heledaid toone akrüülvärvidest, kas siis valget või mingisugust hele beežikat. Ja katame kogu siis albumi sellega. Ja et saaks pinna hästi kiiresti valmis, me kasutame selle jaoks švammi. Švammiga tuksutades me saame kiire tulemuse ja eksimisvõimalust on väga vähe. Ja nüüd see esimene kiht on tehtud, siis me kuivatame seda fööniga. Kuna praegu me hakkame värvima tagumist poolt, siis me nii tugevat valget kihti panema ei pea, sest seda me nüüd ei krundi, vaid lihtsalt värvime ühtlustamise mõttes seda tagumist poolt. Siin tuleb väga huvitav efekt, nagu kulunud selline natuke raamat. Jah, jätamegi sellise natukene vanaaegsema efekti. Me võime siis tupsutada ka natuke seestpoolt, kui mingisugused osad jäävad liiga tumedad. Nüüd on meil albumi põhi valmis ja me võime asuda dekupaažpaberit kleepima. Selleks me kasutame dekupaažliimi. Kuna meil on täna kasutuses õhuke dekupaažpaber, siis me seda paberit niisutama eelnevalt ei pea, vaid see jääb ka täiesti ainult liimiga külge. Paberi me peame nüüd mõõtma niisuguse, et ta ulatuks igalt poolt sellest plokist üle. Nüüd, kui ma olen paberi välja lõiganud, asetan ma siis selle plokile peale. Siin jääb üks nurk täitmata, aga selle me kaunistame pärast pitsiga. Kuna tegemist on lakkliimiga, siis me saame niimoodi ka kohe selle paberi peale liimida ja ka üle lakkida, mis tekitab sellele paberile kaitsva kihi. Nüüd on meil vaja kõigepealt leida siia sisse nüüd needsamad paberid, mis väga hästi sobiksid selle kaanega. Minul on siin näiteks ongi komplektis täpselt samasugune paber, nagu oli ka dekupaažpaber ja selle ma saan siis ilusti siia sisse paigutada. Kuna meil on see paber nii suur, siis me peame ta lõikama pooleks ja saame kasutada siis siia esilehena nüüd uue paberi. Aga millega siis ma lõikan selle paberi? Meil on võimalus siis lõigata paberit kas trimmeriga spetsiaalselt või siis tavalise lõikematiga, metalljoonlaua ja skalpelli abil. See paber, mille me kleebime ploki poole peale, selle paberi me jätame natuke pikema ja kleebime siia kaane osa peale. Kleepimiseks me siis kasutame Stamperia tugevat liimi. See on tõesti suurepärane liim, sest see jääb momentaalselt kinni ja ei jäta jälgi. On hea läbipaistev ja sellega on väga mugav töötada. Nii, minul on sisu valmis.
kuna mulle tundub, et see vajaks natukene veel lihvimist, see pealmine kaaneosa, siis ma vaatan, mis siia veel juurde sobiks. Kindlasti albumite dekoreerimiseks on väga lihtne kasutada igasuguseid paelu, pitse, nööpe, igasuguseid eriefektidega asjakesi siia. Valik on teil. Kuidas ma neid liimin sinna peale? On mitu varianti, kas te kasutate seda sama liimi, millega me kleepisime, see stampeeria liim, mis on läbipaistev, või kasutate kahepoolset teipi. Mina tegin sellise kompositsiooni endal kokku ja nüüd panen liimipüstoliga siia albumi peale. Nii, natuke aega tuleks hoida, mis ära jahtub, peale suruda. Meil on olemas ilusad sellised templipadjad, millega saab jätta igasugustele paberitele, albumitele vanaaegset efekti ja see on selline roosteefektiga värv. Sellega lihtsalt siit tupsutades albumi ääred anname sellele väheke sellise kulunud efekti. Ja nüüd tundub, et ongi valmis. Väga kena, sul tuli välja, mul on nagu retseptiraamat, sul on külaliste raamat. Sellega on meie tänane õpituba lõppenud, aga külastage meid jälle ja vaadake meie tegemisi YouTube'is Kunstihoobi kanalil. Nägemiseni. Head aega! Head aega!